Alo on 2 kuud töötu olnud. Alo töötas tislerina. Täna on Alol esimene tööintervjuu. Tere! Me otsime oma mööblifirmasse, mööblitislerit. Öelge palun, miks just teie olete sellele kohale kõige parem kandidaat? Ma ei tea, ega ma ei olegi mööbliga enne kokku puutunud, aga ma mõtlesin, et võiks proovida, et ma siin hiljaaegu jäin töötuks just, et ma arvan, et äkki ma sobiksin, et ma olen selline hakkaja tüüp, et napsu ma nagu eriti ka ei võta, et... Kellena te näete ennast 3 aasta pärast? Ma ei tea, et ma olen mõelnud, et oma firma võiks ikka vähemasti olla ja siis see annaks võimaluse oma hobidega tegeleda. CV-sse olete märkinud, et olite 3 aastat konsultant. Konsultant olin, jah. Mida te konsulteerisite? Seal olid sellised erinevad puidu sellised tooted, et ma andsin nõu, et ost, müük, vahetus. Kas on midagi äkki, mida ma ei küsinud, aga sooviksite ise endast rääkida? Ei, kõik vist, ma ei tea, see kõik oluline vist on öeldud, et on seal kirjas, et see on ka veel, et mul on endal mõned päris sellised head tööriistad, mida ma olen endale ostnud, et ma võiksin need siia kaasa võtta, et kui ma selle töö saaks. Selge. Aga me võtame teiega ühendust, kui midagi on selgunud. Tore, et head nägemist, näeme. Kõike paremat. Just. Ei läinud just kõige paremini. Aga mida siis Alo valesti tegi? CV on tööotsija esmane visiitkaart. CV vormistamisel on omad kindlad reeglid. Jälgi, et sinu CV oleks selgelt ja lihtsalt kirjutatud. Kõige olulisem on tööotsija erialane haridus ja töökogemus. Jälgi, et need selgelt eristuks muust infost. Tööintervjuul jälgi, et räägid ainult kõige olulisemast, mis selle töökoha saamiseks vaja on. Ole enesekindel. Ära varja midagi, sest tööandja võib seda kontrollida. Kindlasti rõhuta oma trumpe, räägi oma töökogemusest ja räägi oma haridusest. Proovime nüüd uuesti. Tere! Miks just teie sobiksite sellele ametikohale? Ma olen töötanud 5 aastat tislerina, aga kahjuks läks 3 kuud tagasi minu tööandja pankrotti. Mul on lõpetamata kutseharidus puidutöötlemise erialal. Mul jäi kutsekool jäi kahjuks majanduslikel põhjustel pooleli. Aga ma usun, et ma olen teile sobiv kandidaat ja seda võib minu eelmine tööandja teile ka kinnitada. Tore. Kellena te kujutate ette ennast 3 aasta pärast? Kui kõik sobib, siis ma hea meelega jätkaksin siinsamas, et ma usun, et siin on palju õppida ja puidutöö on mulle alati meeldinud. Oma CV-s te märgite, et olete töötanud konsultandina metsanduse erialal. Ja. Mida te täpsemalt tegite? Tegelesin metsa vahendamisega. Töötasin ühes Rootsi ettevõttes. Olin müügimees. Äkki on midagi, mida ma ei küsinud? Sooviksite midagi ise lisada? Nii palju, et ma olen läbinud 3-kuulised kursused Saksamaal treipinkide hoolduse alal ja ma lugesin internetist, et teie siin firmas kasutate neid samu treipinke, et selle kohta mul on tunnistus ka olemas. Tore. Mulle tundub, et te olete üks parimaid kandidaate sellele kohale. Igal juhul me võtame teiega kindlasti ühendust, kui kõik on selgunud, aga seniks nägemist. Aitäh! Nägemist, aitäh! Tundub, et seekord läks Alol palju paremini.